üks tütarlaps mult korra sai. Koer on puhast tõugu hästi pai. Ei hauguta, ei hammusta. Tallinn väikese rongijaama lähistel elavate Reimannide perekoer Roosi võib istuda tundide kaupa. Väike karvakera on pesuehtne seltskonna hing ja kui naabrid kogunevad hoovi peale, siis on ka pisike karvakera alati platsis. Potsatab prantsaki taguotsale ja kuulab kahejalgsete juttu tähelepanelikult pealt. Mul koer on riima otsas kaasas, sest et värsket õhku vajab ta. Ka Reimannide diivanilauakese taga on Roosile koht alati reserveeritud. Sõbrad ja tuttavad on koerapreili sellise veidrusega juba kenasti harjunud ja keegi ei pane pahaks, et ka koer kohvipausist või sünnipäevapeost niimoodi osa saab. Praegu on koer rohkem 2 jala peal kui 4 käpa peal, jah? Ja kui mingi sõbranna saatsin kuskil trammi peale, siis ta oli väiksem veel. Tramm oli esiteks hirmus, müra oli hirmus, eks ta kartis ka, siis ta vaatas, et kõik inimesed seisavad püsti, siis ma nägin esimest korda, kui ta seltskonnas niimoodi samamoodi meie kõrval seisis püsti, siis ta on umbes sama pikk või võib-olla see on siis mingi tema mõtlemine ennast suuremana näidata, aga siis ta seisab samamoodi meie kõrval lihtsalt. Katri aga mingit imeta alatasa 2 jalal ringi siiberdavas või istuvas Roosis tegelikult ei näe. Perenaine arvab, et tegemist võib olla lihtsalt ühe väikese koera kavalusega. Kuna ta oligi selline väiksena pidanud võitlema kogu aeg endale sööki välja ja siis mul oli nagu ehitus, teise korruse ehitus. Mingi 30 ehitajat oli kindlasti edasi-tagasi käimas, lõunal toodi mingeid pirukaid, söödi midagi. Siis mis siis ikka ta aias teha muud oli, kui üles vaadata, sitsida, et äkki keegi viskab midagi, kui ta sitsib. Aga kuna kogu aeg talle tähelepanu ja pööratud, samas jällegi ei saanud ühtegi hetke kõrvale jätta, siis ta jäi vahepeal lihtsalt istuma, et kohe tuleb järgmine, siis saab jälle sitsima hakata. Et selle ta on täitsa ise välja mõelnud, et võiks nagu niimoodi istuda. Reporter on Hagudi tänaval ka paaril korral varem käinud. Viimane külaskäik toimus mäletatavasti selle aasta märtsikuus ja siis sai uuritud, miks Eesti Energia mehed naabermaja ainukesel seaduslikul elanikul Leili Tuumel voolu välja võtsid. Konk seisnis selles, et kuigi Leili oma arved korralikult kinni plekkis, siis omavoliliselt maja hõivanud Tegelinskid ei teinud seda mitte ja varastasid elektrit. Eesti Energia üritaski siis Leili kraesse kogu santlaagri kulud kirjutada. Aga ma olin šokis, kui meil pandi kinni elekter ja vesi ja me elasime korteris sees. Et see oli šokk minu jaoks, mul on alene laps. Tookordset lugu tehes jäigi reporterile Roosi silma. Istus teine kannatlikult lumehanges ja vaatas toimuvat uudisimulikult pealt. Nii sündiski mõte teha lugu ühest lahedast istuvast koerast. Ka pererahvas oli pika moosimise peale asjaga igati päri. Lumisest kevadest on aga pea märkamatult palav suvi saanud. Huvitav, kas tollasest teleloost ka kasu oli või peremehetsevad Hagudi tänav 22 majades ikka veel joodikud ja vanglakulid? No muutunud on nii palju, et osad on välja kolinud, osad on juurde kolinud. Aga see väide, nagu linnavalitsus väitis, et neid ei saa siit välja tõsta, kuna tulevad uued. Minu arust see liikumine käib siin täpselt samamoodi edasi, et tegelikult võiks selle maja ikkagi päris kinni panna, võiks sinna mingi valve vaja. Võiks tegelikult kas või siis pakkuda neid odavaid töökohti, siis et on mingi valvuri koht Hagudi 22 ja inimene saab sellest palka, aga see on igal juhul turvalisem kui see, et siin elavad inimesed, kellel pole mitte mingit õigust elada. Nad teevad õues lõket, nad ei maksa ikka ilmselt maksusid mitte kellelegi, mitte midagi. Ma ei saa aru, kuidas linn sellega rahul on. Roosi sattus Katri perre juba aastaid tagasi ja see oli koeralapse jaoks elu suurim vedamine. Mul on 2 toledat sõpra, kes käisid ühe sünnipäeval ja seal oli sellised väiksed koerapojad suurte koerte vahel ja siis need sõbrad ütlesid, et tegelikult on üks koer seal veel puuriida all. Et üks on valge, üks on must. Aga kuna mul endal oli sellel ajal veel bullmastiff, kes musta värvi koeri ei sallinud, siis mõtlesin, et tooge mulle siis see teine valge ära. Ja niimoodi ta siis minu juurde sattus. Alguses muidugi ta vedas susse ja jalanõusid igale poole selle suure koera jalgade vahele. Ja kui ma seda ka riidesin, siis ta näitas nagu ninaga, et see on suure koera tehtud, mille peale suur koer siis korraks auotas, siis ta hea küll jooksis kassi majja peitu, et üldiselt ta nagu kogu aeg hästi aktiivne olnud. Ema oli tal täitsa tõukoer ja
ja isa oli selle tänava Valge Krants, nii et sealt on seda valget tulnud. Ja aga neile sinna peresse need koeri kindlasti vaja polnud, et oleks olnud siis kas siis varjupaik, aga ma arvan pigem ikka uputama, et noh, neid... Eestis nii kombeks? Eestis nii kombeks, jah. Mis te teete Roosiga, kui emmed kodus ei ole? Mängite ka? Jaa. No, mis mängusid te mängite? Mängin minu toas. Peitust või? Öeldakse, et ükski heategu ei jää karistuseta. Roosi puhul see aga kohe kindlasti ei kehti. Reimannide pere on ehk oma elu natukese just Roosile võlgu. Pärast nende kodukese süütamist oli tegelikult just pisike Nähvits esimene, kes pererahvale põrgutulest märku andis. Alles siis tuli Leili Tuum aknale prõmmima ja kutsus kohale pritsumehed. Kogu aeg joovad raist. Ma ütlesin, et see on aja küsimus, kuna mul selle maja põlemas panema. Sellel hetkel ei olnud mitte millegi muud tähtsust kui see, et mul poeg jõuaks õue. Mina ei suutnud ise liigutada ennast. Tänu naabritele saime ka inimesed majast välja. Ka kassi ja papagoi, mida väideti, et leikides põlesid. Tulekahjust on juba tükk aega möödas ja taastustööd käivad täie hooga. Ometigi pole kõik läinud plaani kohaselt. Teine teema on meil Geeneli Essiga, kes nüüd 7 kuud hiljem tuli esimest korda tegema ekspertiisi, miks seadmed ei töötanud ja vastuseks tuli see, et aega on liiga palju mööda läinud ja nad ei oska mulle vastata, kusjuures ma olen esimesest päevast saati nendega kirjavahetus olnud, et tulge ja tuvastage, miks ei töötanud. Nendepoolne kontroll oli see, et seadmed on töökorras ja oleks pidanud töötama, aga ükski minu 4 sütsuandurist tööle ei läinud sellel hetkel. Nii see eluke seal Hagudi tänaval veereb. Naabergrundil segadus püsib veel kaua aega, sest linnaosavalitsus on loobunud majja trügivate parmudega võitlemast. Ka Leili Tuume saatus on endiselt lahtine. Naine ootab linnalt mugavustega korterit, aga olgem ausad, ilmselt ootama ta seda jääbki. Roosi, 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 naine nagu koer heina saab. Roosi vaatab aga seda janti pealt ja ei saa teps mitte aru, miks inimloomade elu niivõrd keeruline on. Temal näiteks pole midagi peale oma perekonna ja kehakinnituse vaja. Loomulikult seltskonnas istumise luba on ka oluline. See on kohe väga, väga oluline. Roosi, roosi.